Nii, teen järgmise nädala ülevaate. Veits hilja peale küll täna jäänud. Aga ära tuleb teha see siiski. Harjumusest, lubadusest kinni tuleb pidada. Iseendale enne kõike. Nii, vaatame üle tulev nädal, mis meil ees ootamas on. Esmaspäev. Mitte midagi too. USA-le, USA dollari kohta, eurole, GBP-le ei ole mitte midagi, annanud Hiina üheni kohta siin uudised. And that's it. Et suure tõenäosusega jätkub siis vaikselt see, mis reedel algus sai. Kuid võib tulla ka mingi hüpe ootus. Vaatame, mis tulev nädal ees ootamas on veel. Teisipäeval täpselt sama lugu. Mitte midagi suurt erilist ei ole oodata. On tulemas ainult siis New Yorgi sessiooni ajal Kanada dollarile, tulemas siin punase vastu uudised, erinevad CPI uudised ja inflatsioonimäära uudis. Ehk et esmaspäev, teisipäev suhteliselt rahulikud. Edasi kolmapäev. Kolmapäeval on meil tulemas siis esimesed sellised mõjusamad uudised siin GBP-le, mis nagu meile võiks huvi pakkuda, meie nii-öelda ajavööndi ajatsooni järgi. On tulemas siis inflatsioonimäära uudis aastalõike põhine GBP-le ja kell 2 päeval on tulemas siis Euroopa Keskpanga Guindose kõne. Et siin kolmapäeval siis tasuks juba natuke rohkem ettevaatlikum, tähelepanelikum turgudel olla. Et turud vaikselt hakkavad siis siin kolmapäeval juba elavnema või võib see juhtudega juba siin teisipäeva õhtupoole. Edasi neljapäev. Neljapäev juba on hoopis teine pilt. Hoopis parem, juba meeldivam. Siin on juba actionit. See on ilus vaade. On tulemas terve rodu, terve suur rodu. Enamus uudised jäävad sinna 15.30 kellaaega, ehk siis New Yorgi sessiooni aega. Hommikupoolik võib tulla siis selles ootuses, nii palju uudiseid on. Hommikupoolik võib tulla kahesuunaline, kas siis väga konsolideeruv, ehk et erilist liikumist väga ei toimu, või siis toimub mingi meile teadmata põhjustel mingi agressiivne lüke emba-kumba suunas. Kuid neljapäeval on meil tulemas siis USA dollarile siin erinevad töötusmäära uudised. 4 nädala keskmised ja jätkuv töötusmäära uudised ja hästi palju erinevad töötusmäära uudiseid. Et neljapäeval siin saab turg juba natuke rohkem kütust peale ja elavneb. Siin jätkuv töötusmäära uudised, vahepeal ka siis Kanada dollari uudised ja kell 5 õhtul siis existing home sales kuulõike põhine. Et neljapäev juba parem. Lõpetuseks reedel meie huvi pakub kellaaeg siis kell 9.00 on tulemas esimesed sellised mõjused uudised siis GBP-le. Et kus võiks nagu siis tähelepanu pöörata, et kui GBP-d kaubelda, on tulemas see Frankfurt Openi ajal, enne London Openit on siis tulemas siin Briti naelele uudised ära, et annab selle reedele suuna. Ja reedel veel tulemas siis eurotsooni kohta ja erinevatest euroala riikidest on tulemas siis PMI uudised. Et reedel on ka siin uudiste kohaselt näha siis suuremat volatiilsust, suuremat liikumust, et rohkem raha nii-öelda siis sel päeval siin müttab. Ja vaatan siin reedel lõpupoole veel on tulemas meil siin USA dollarile ka CPI. Vahepeal tulemas ka siis GBP-le veel PMI uudised ja siin on tulemas CPI ja inflatsioonimäära uudised siis USA dollarile ja S&P Global Manufacturing PMI uudis ja uute kodude müük siis. Reede paistab väga siis, kus ütleme, aktiivne päev. Et see hakkab juba siis neljapäevast pihta. Et nädala lõpp tõotab tulla põnev. Nii, kui te vaatame graafikule, mis meil graafikul siin toimus või ei toimunud ja kuhu poole siit edasi võiks siis oodata. Dollari indeksit vaadates ootus oli siis minul, et dollar tuleb alla,
ja siis liigub ülesse või tuleb teeb sügavama tõmbe ja siis liigub ülesse. Dollar liikus esialgu natukene ülesse, mis on hea, mõnes mõttes isegi hea. Eelmist tippu ei purustatud. Ja nüüd tuli allapoole. Et mõnes mõttes on antud meile justkui signaal, et dollar võiksid, meil moodustus justkui siia siis tugev tipp. Et eelmine tipp oli ka tugev, siin oli meil nõrk põhi, et justkui nüüd võiks dollar liikuda siis meil niimoodi, et teeb enda tagasi tõmbe ja nüüd võiks allapoole veel tulla. Saab näha, mis täpsemalt toimub, et meil siin tugevad tipud on paigas, kuid meil on siin üleval ka veel 4 tunni siis supply and demand ala. Et dollar võiks liikuda ülespoole, samas võib oodata suuremat korrektsiooni. Hetkel vaadates 4 tunni peale oleme endiselt bullish. Siin siis selles tõusus, et viimane lüke oli meil siit. See oli alla, turg tegi tagasi tõmbe, tuli tegi teistpidi tagasi, murdis üles läbi, jälle tagasi tõmme, võrdleme siis eelmise tipu juurde, murdis läbi, jälle tagasi tõmme, võrdlevalt eelmise tipu juurde ja siit võiks oodata siis jätku jälle ülesse. Ehk et dollariindeksile ootaks siis põhimõtteliselt seda jätku, et toimus alla liikumine ja siit tulevasse nädalasse võiks siis oodata teda liikuma ülesse poole. Oleme ka täitnud siin ilusti 4 tunni supply and demand ala. Nii, siit võiks oodata siis vahepeal näiteks kerget allatõmmet veel ja ülesse poole sinna seda ala täitma ja siit neid tippe ära võtma. Nii, vaatame korra siia. Kopeerime siit saame ka tuua siis ühe supply and demand ala. Allpool meil siin rohkem ei ole ostualasid, siin on meil ka uus värske ostuala siis maa jäänud. Hästi väikse fair value gap'iga. Et siin võiks turgu oodata siis tuleme siia sisse, enne kui tuleb ülesse. Et 2 versiooni. Põhiline ootus oleks see, et turg tuleks siia, teeks ideaalis väikse allatõmbe ja siis läks ülesse. Võib ka liikuda siit kohe ülesse või kui turg otsustab nüüd tõesti liikuda siit allapoole, siis oleks super äge, super ilus näha turgu tegema enda tagasi tõmmet siia 4 tunni supply demand'i ja siit siis põrutama allapoole. Edasi suure tõenäosusega siia siis daily ala täitma. 2 erinevat daily ala meil siin, et siis nende poole edasi liikuma. See oleks ideaalne, et kui turg sellisel liiguks, võibki juhtuda see, et see supply demand siin jääb täitmata ja turg tuleb ainult siis eelmist struktuuri punkti nii-öelda kontrollima. Ehk et kui meil turg siin tegema liikumise, tagasi tõmme, liikus alla, et turg võib tulla teha ainult meil siiamaani enda tagasi tõmbe ja siit juba alla liikuda. Saab näha, mis siin täpselt see on. Jätan praegu selle supply demand ala järgi. Et siin rohkem ühtegi, tegelikult isegi saab siia märkida, see on võrdlemise väike ala, kuid märkida saab ikkagi, hea küll, märgime ta välja, siis on asi kindel. Nii. Paneme see allapoole ka siia 2 suunda. Emma kumba supply demand alasid siis nii täitme. Taoline ootus. Jep. Nii, jätame need nii. Edasi GBP. GBP-l siis ka oli ootus, et turg teeks ideaalist tagasi tõmbe ja siis ülesse või liigub ülesse ja jätkab alla liikumist. Turg tegi ilusti enda tagasi tõmbe, tervit alad ära ja liikuski ülesse. Küll ei liikunud ta nii kõrgele, kui oleks soovinud, kuid sellegipoolest. Siin ka GBP siis veel downtrendi suunas. On ta meil allapoole liikumas. Eelmine tipp võtta siit. Turg tuli, tegi väikse tagasi tõmbe, alla, tagasi tõmme,
jälle läbi murre, seda siin saab nimetada tagasi tõmbeks või lugeda. Ja siit ootaks jälle turgus liikuma allapoole. Nii, vaatame, kas siia saab märkidega täpsemaid alasid. Turg tuli ilusti, täitis meie 4 tonni supply demand ala ära. Kas ka jättis meil siia maha midagi? Hetkel midagi rohkemat maha jätnud ei ole. Võib tulla ka turg siia 4 tonni alasse veel tagas sisse. Siin sees ei täidetud, kuid siia saame kopeerida kuu ala. Nii. Põmm. Uus ala siin. Vaatan korra dollari indeksit, et läks siis segadusse. Jep, dollari indeksit sai oodata, et liigub ülesse poole. GBP-d, eurot, kõiki teisi paare siis dollari vastu ootaks liikuma alla. Nii, vaatame korra. Siia saame vahepeale ühe ostuala veel märkida. Nii. Ootus siin siis, et turg teeks oma siuksed lükked. Dollari indeksit ootaks liikuma alla poole veel. Ehk siis GBP-d ootaks liikuma ülesse. Oli niipidi. Vaatame korra üle. Juba läheb sassi. Dollari indeks jah, võib pöörduda, siis GBP võib liikuda. Eeldus on, et liigub ülesse poole. Et siis GBP võiks liikuda alla poole. Et GBP ootus siis võiks olla see, et tuleb uuesti siia supply demand ala testima ja siit siis kütame alla. Vaatame korra suuremat pilti, kas meil on siin allpool ka mingid paremaid magneteid. Loomulikult teili ala siin allpool ootamas ja ka 4 tunni supply demand. Tahaks näha turgu siia poole minema. Kui turg sinna läheks, siis turg peab siit selle põhja ära murdma, turg peab siit läbi minema. Tulev nädal annab meile väga suurt lüket erinevate uudiste näol, saab näha, kas sellest ka piisab, et suruda siis turgu alla poole või toimub meil siis ainult suurem tagasitõmme. Nii, euro uuesti. Sama ootus, mis GBP-l, turg ilusti täitis seda. Turg tegi alla tõmbe, liikus ülesse, täideti ilusti ära siis supply demand ala. Nii, sai ka siin see täidetud ja siit saame kopeerida ka siis nii, vale kast tuli. Nii, katsume ta kätte saada. Mitte see. Vaatame. Nii, nüüd see pihta. Toola. Nii, väga hästi. Selle peaks siia Vikini tooma. Niimoodi. Siin meil ostu supply demand ala. Rohkem siin ülevalpool ei ole otseselt. Vaatame korra. Lähemalt. Kas meil siin? Jep, turg on sees käinud. Siin 4 tunni peal ei ole. Turg siin ilusti supply demand ala täitnud ja ootaks siit liikuma veel alla poole. On meil all siin siis daily ja 4 tunni alad ilusti ootamas, mis käituksid justkui siis magnetina. Ja toetab see kõiki siis dollari indeksi liikumist. Nii, 4 tunni müügiala saame siia juurde märkida. Põmdi. Nii, teeme ta väiksema. Selle täitumist ootaks siin kiiremini. Nii, siia ka erinevad versioonid peale. Liigutame korra niimoodi. Siis saab paremini. Kui turg teeb nii-öelda siis suurema tagasitõmbe, ideaalis tahaks näha turgu tulema siia alla poole. Võime ka siit eelmise tipu pealt saada põrke, kuid ideaalis ootaks siit. Ja turg liigub siis täitma. Kuid enamasti ootaks siis turgu liikuma siit veel edasi alla poole. Superluks oleks, kui turg tuleb siia, supply demandi, ja siis näeme alla minekut. Kuid võib juhtuda ka see, et siin on juba see lüke meil siin reedel pihta hakanud. Ja see lüke siin siis jätkub, ehk et turg võib meil siit ka liikuda siis otsejoones alla poole, siit läbi.
nii, NZ-USD. NZ-USD ootus oli põhimõtteliselt sama, mis GBP-l ja eurol, kuid see jäi täitmata. NZD suuresti siis konsolideerus meil siin, liikus külg suunas. Midagi suurt otseselt ei toimunud, täideti ära siit 4 tunni supply demand. Ja on meil praegu justkui nagu kinni jäänud. Allpool loomulikult veel suuri alasid meil ootamas. Kuid ikka igasugune siuke kinni jäämine justkui viitab sellele, et turg võib teha ajutise või siis pikemaajalise niisuguse tagasipöörde. Meil on vastuseis siin. Ehk kui turg ei taha väga minna. Nii, teeme niimoodi. Ootused sellised. Võime näha mingit sihukest liikumist. NZ-USD-l. Superideaalne oleks siis näha taolist, et turg jätkab liikumist siis allapoole või paneme siit kohe otsa alla. Et sihukesed ootused. Võib juhtuda, et turg teeb enda pöörde ja tuleb ülesse. Eelmine tugev tipp siiski siin arvestuses on siin punktis. Sorry, tegelikult on meil siin vahepeal ka. Turg on tulnud alla, teinud tagasi tõmbe, murdunud läbi, siin on 4 tunni graafiku järgi vaadates turg on sulgunud, küünlakeha on sulgunud allpool, on toimunud tagasi tõmbe ja siis jälle alla liikunud. Ehk et meie tugevam tipp on siis siin, selles punktis. Saab näha, mis täpsemalt toimub. Nii, AUD-USD, sama ootus, mis NZD-l, eurol, GBP-l. Turg pigem konsolideerus, jäi külg suunas meil siin siis sõitma. Ja on me samamoodi siis daily 4 tunni alad siin allpool ees ootamas. Rohkem likviidsus ka allpool ootamas siin. Saab näha, kuhu poole turg meil siin täpselt siis läheb. Siin on värske ostuala ka just edetud, ilus reaktsioon just kui siit saadud. Turg võiks minna üles poole. Ootused. Vaatame. Ootused võiksid olla siuksed. Kui turg otsustab liikumist jätkata allapoole. Teine ootus oleks meil see, et turg tuleb teeb veel kõrgema tagasi tõmbe. Siis läbilõiget veel ei näe. Et miks nii kõrge? Siin on meil ilus likviidsuse punkt. Eelmine konsolideerumine. Sealt oleks super äge näha likviidsust ärakorjamas turul. Ja teise variandina ja kolmandana siis võime näha seda, et turg tuleb allapoole ja jätkame siit siis üles suunas liikumist. Et see on see, mis graafikupilt siis mulle siin nii-öelda näitab räägib, mida ma siit välja loen. Mis ei pruugi alati olla õige, see on minu ootus, minu nägemus. Et kui läheb kokku ja turg jätab võimalusi, siis loomulikult tuleb ennast kinni võtta. Nii, GBP NZD sai oodata, et turg tuleks allapoole. Võiks teha väikse ülestõmbe ja siis tulla alla supply demand'i. Kui turg pani kohe ülesse. Mis? Paigutame ka. Mis iseenesest on isegi hea. Turg on jõudnud meil nüüd siia suurema, tugevama supply demand alani. Lõpuks siis välja ja siit võiks oodata see reaktsiooni. Väga vajaline ronimine, siin viimane lõik, viimane tipp on olnud. Et siit võiks oodata nüüd küll turul siis mingisugust suuremat reaktsiooni. Vaatame, meil otseselt müügiala siia maha jäänud 4 tunni raames ei ole. Turg on suht kinni poonud ennast. Väga tugev ostjate surve on siin olnud. Kas ka siit jätkame veel üles poole? Keerukas öelda. Praegusel hetkel turg on meil siin bullish ehk tõusu suunas. Turg on siit tulnud ilusti lõhkunud ennast järjest üles poole, teinud struktuuri ja nüüd on tagasitõmme nii-öelda tegemata. Turg võiks tulla nüüd tagasitõmme tegema kas siia või siis siia sügavamale ja jätkata üles poole, kuid võib juhtuda see, et toimub hoopis pööre. Ühesõnaga ootused. Superluks oleks siuke, et turg jätkaks üles liikumist. Liikuda siis järgmise kõrgema tugevama ala poole.
teise variandina võime näha, et turg võib tulla meil kuskil siia, support resistant, alani, jooneni. Ja siit näeme mingisugust liikumist ülesse. Või siis võib juhtuda hoopis pööre. Turg ideaalis teeks väikse üles tõmbe ja näeme hoopis teda alla tulemas. Murrame läbi ja oleme saanud siis esimese signaali suunise alla liikumiseks. Nii. GBP, JPY. Siin siis oli ootus, et kas turg liigub ülesse, teedab ära supply demand'i ja jätkame alla liikumist, tuleme seda käppi täitma. Või liigume alla supply demand'i ja siis jätkame üles liikumist. Võiks öelda, et turg ei teinud ühte ega ka teist. Minu jaoks see liikumine siis konsolideerumine, sest et turg siia omakorda ei jätnud siis ka erinevad supply demand alasid maha ja täitnud neid, nagu siin meil. Märgin välja, turg ilusti sisse tulnud, ära täitnud ja samas tekitanud siia jälle uue supply demand'i. Et see on siseliikumine. See on siis siseliikumine selle punkti ja selle punkti vahel. See kõik siin. See on siseliikumine. Siit võiks oodata veel siis allapool langust. Kas ta lõpuks ka põhjast läbi murrab? Eks seda näitab aeg. Kuid siin praegu ka siis langusootus veel edasi. Ootaks turgu tegema siis midagi taolist. Põmdi. Ja teise variandina võime tulla üles poole. Siin on meil likviidsuspunkt. Saame reaktsiooni siit, kõrgemalt supply demandist ja liigume allapoole. Eks see paistab, mida turg täpselt siis meil ette võtab. Reede pealt jäi meil siin bullish lüke, ehk et siit on ootust, et turg liigub veel nõks üles poole, enne kui ta alla võiks tulla. Uuesti JPY ootusele, et turg tuleb ülesse, täidab ära supply demand'i või siis alla, täidab ära supply demand'i ja liigub ülesse. Turg täitis ilusti ootuse, saba otsaga ilusti põmm, supply demand'i sisse ja liikumine alla poole, küll mitte väga agressiivne, aga sellegipoolest. Nii, vaatame korda siia, pambra. Siin on meil ka maha jäänud vähemalt selle maakleri graafikari ehk Onda graafik. Selle maakleri graafika infori on meil siin maha jäänud siis täitmata supply demand üles poole ja teine siia, kus siis võiks oodata turgu reageerima. 4-tunni supply demand ostuala sai meil täidetud juba siit siis. On meil ka siia väiksekene alles jäänud. Selle vastupidamist ma ei oota. Endiselt on meil olemas siin käpp. Seesama käppi ootaks turgu siis täitma. Siin ka turu ootus siis, kas näeme reaktsiooni siit. Eelnev siis liikumise struktuuri põhi ka, meil see on olemas. Või tuleme üles poole, saame reaktsiooni sealt. Ja liigume alla. Või võibki meil jääda siis kogu nädal liikumine selliseks, et superlux oleks see, et turg tuleb siia ja võtame siit selle tipu ära ja jätkame hoopis üles liikumist. Suures punktis oleme vast jõudnud siia 50% ulatusse ka juba. Vaatame korra Fiboga üle. Nii, tippude vahele. Täpselt 50% juures. Ehk et siit võib tulla ka üles liikumine. Nii, uuesti käed. Uuesti käedi ootus oli, et liigub ülesse, siis üks tulla alla, et jõuab meie siis supply demand alasse ja tuleb tagasi alla. Alla liikumist ei tulnud, jäi kinni. Konsolideerus, mida uuesti käed teeb meil väga palju. Tekkis meil see müügi supply demand ala, eraldi välja märkima hakka, turg siit on reaktsiooni saanud ja valmis edasi allapool liikuma. Et siit ootaks ka siis turgu nüüd tulema pigem allapoole veel. Vähemalt siia supply demandini. Kas siit saame reaktsiooni, et turg jätkab üles liikumist? Ootus oleks see, sest meil turustruktuur siin on veel tõusutrendi suunas.
selles pildis vaates ja siit on õigus oodata, et turg liigub meil ülespoole, sest üleval pool on veel siin alasid, millest turg võiks ära täita, ära püüdma minna. Teise variandina võime näha siit lihtsalt suuremat kukkumist ja siis üles. Nii. Jah, ega otsest midagi muud ei ole. Kolmanda variandina märgin see kolmanda variandi ka peale, et võime näha siis taolist, kuid ikkagi alla ja siis suuremat murret juba alla. Nii, ja lõpetuseks kuld. Kuld teeb kulda, kuld on kulda väärt. Kuld ikka müristab, madistab jõhkralt siukestesse kõrgustesse liikunud, kuhu ei oleks osanud teda oodatagi aasta tagasi, et ta võib jõuda või võiks jõuda, see on nagu ulme. Kuid samamoodi välja märgitud support resistant alad, mis siin on, kuld endiselt pullis, need töötavad. Nagu nähes, kuld nende alade pealt on tuge saanud, toimus suur surumine. Täpselt tagamaid ei ole uurinud, mis maailmas siin toimus. Väike tagasitõmme, support resistant ala, nii, kodus joon ära. Turg tuli tagasitõmbe, murdis jälle tipust läbi, resistant alast läbi, tagasitõmme, jälle tugi siin samasel. Siin jäädi natukene kinni, kuni lõpuks toimus üles murre. Jälle tugi siit, selle nii-öelda siis välja märgitud ala pealt, väike tõuge ja jälle murre allapoole, et need alad töötavad võrdlemis hästi. Kopeerime siit silma järgi neid lihtsalt veel kõrgemale, sest ausalt öelda ei ole õrna aimugi, kui kõrgele see, nii, kõik alad ei tulnudki. Nii, tahame siit maalt kõiki saada. Nii, ja nüüd silma järgi. Tim-tim. Umbes üks vahemikuga. Tundub enam ühtlane vahemik. Ei hakka need täpselt summa numbri järgi, teooria järgi paika panema, lihtsalt silma järgi, et kuldamise otseselt ei kauple. Siin on meil tugevam müük nüüd toimunud. Kuld võiks tulla enda korrektuurile. Kas ta ka seda teeb? Saab näha. Endiselt on ta pullis veel. Kuid siit võiks oodata siis kulda tulema nüüd allapoole. Murdma vast läbi. Meil siit teatud aladest. Kui ta üldse tuleb, märgime siia mingid alakased välja. Nii, kui ta tuleb meil langusesse, kuid võib juhtuda see, et kuld jätkab meil tõusu ja liigub veel kõrgemale, veel uudsematesse kõrgustesse. Liigub sinna 5000 piirile, mis on ikka päris jõhker juba. Bitcoini vaatasin ka üks aeg, et me ise seda ei puutu üldse, sellest olen üldse, krüptost olen kaugaarega eemale, üht-teist kunagi märkinud peale olen, aga see on nii ettearvamatu maa, Bitcoin ise eriti, et kui siis üldse midagi muud. Ise ootan, kui vaadata, mis maailmas kõik toimub ja toimuma hakkab ja mida ka BlackRock viimati tegi, et siis võib oodata suuremat krahhi, aga see on lihtsalt arvamus, et seda ei tea, mis siis päriselt juhtuda võib. Niimoodi. Sellised ootused minul siis tulevaks nädalaks. 15 minuti vaates võiks GBP teha mingisuguse liikumise. Vaatab, kas ta siin ööga selle ära teeb. Panen teist värvi endale siia peale.
see on 15 minuti pilt või teise variandina tuleb Aasia sessiooni all, tehakse meil midagi taolist. Jätan lihtsalt endale peale, vaatame mis saab. See on juba väiksem ajaraam, juba kõvasti väiksem ajaraam kui 4 tundi. Kuid päeva kauplemiseks väga super ideaalne. Nii, sellised minu ootused tulevaks nädalaks. Vaatab, kuidas läheb, kuidas paika peavad. Alati neil pea paika, mis on okei. Kuid päeva sees teen ka siis eraldi analüüse. Jagan osade inimestega seda, mitte paljudega, ei taha suurt gruppi ega mingit kogukonda tekitada. Et lihtsalt, kel huvi on, siis sellele jagan. Ja on ka siis samas YouTube kanalis kõik vajalik info olemas ja võite loomulikult saata vabalt küsimusi. Kellel on huvi, kellel on julgust, et saada midagi täpsemaks, saan teha selle kohta video, millest siis saavad teised ka õppida. Vot, aga lähme püüame uue nädala võimalused kinni ja vaatame, mis turud meile siis ka toovad ja annavad.